Tulge meiega ise ehitatud matkaautode festivalile. Nagu näha, siis hommikul ma kuigi impressed ei olnud, aga see läks õnneks peagi üle. Kõigepealt mul tuli meelde, et mul on vaja slaididel mingisugused väikesed muudatused teha, mistõttu siis ma läksin kõigepealt arvutisse ja tegin need muudatused ära. Kuna juba on esimesed külmad päevad ja me pidime terve päev õues olema, siis panin ennast ka paksult riidesse, sest muidu oleks lihtsalt seal ära külmunud. Festivali ajaks sai meil valmis ka enda T-särki pusa ja selle panime sellega, et inimesed meid ära tunneks. Siis viisime bussi veel viimased asjad ära ning olimegi põhimõtteliselt valmis minema. Me alustasime sõitu ning meil oli plaan käia siis läbi ka 2 kohast. Kõigepealt läksime siis pesulasse, kuna Matilda oli väga must, nagu videol ka näha on äärad täiesti tumedad. Et tahtsime ikkagi, et festivali ajaks oleks Matilda puhas. Käisime ka poest läbi, võtsime kiirelt vett ja väikse energiajoogi ning siis jõudsime Põhiala tehasesse ja hakkasime sättima bussi korda. Vahepeal võtsime ka ühe sooja joogi ning ka saiakese ja siis põhimõtteliselt meie päev algaski. Varsti hakkasid ka esimesed inimesed käima, kes siis küsisid meie reiside kohta, bussi kohta, sisu kohta ja nii edasi. Aga oli meil aeg lavale minna, kus me siis rääkisime kuulajatele enda reisikogemustest, kus me käinud oleme, mis on positiivsed, mis on negatiivsed, kuidas sõita meie suhtele mõjunud ja nii edasi ja ma usun, et see oli meie jaoks väga vahva kogemus ning ka oli väga toredad pooltunnikes, mis me siis vestelda saime. Algus me vorsti lavale ei võtnud, siis me mõtlesime, et äkki tema jaoks on see natuke ärev, aga tegelikult vorst oli laval väga tubli ja tema isegi nautis seda tähelepanu, nii et võtsime siis vorsti lavale ja tema sai ka meiega koos jutustada. Ja siis me läksime tagasi bussi juurde ja vastasime veel viimastele küsimustele. Peagi liikusime siis lava juurde, kuna seal valiti rahva lemmik ja meie jäime 4. nii et suur aitäh kõigile, kes meie poolt hääletasid. Ja siis oli aeg buss kokku pakkida ja koju minna ning meie omalt poolt täname kõiki, kes käisid, kõiki, kes rääkisid ja kõik, kes meid toetasid ning meie siis lõpuks jõudsime koju ja läksime põhimõtteliselt kohe magama. Nii et järgmise korrani, tšau!